võin olla kõige konservatiivsem valija Eestis. Mina pooldan ainult neid poliitikuid ja parteid, kellel pole ei ideid ega programme. Olen ju kogenud, mis juhtub, kui mingi punt haarab Riigikogus võimu ja hakkab kodukulusid langetama, elektri hinda madalamaks lööma, inflatsiooni pidurdama, makse vähendama ja nii edasi. Kui valin neid, kellel polegi aimu mida teha, on väiksem tõenäosus, et nad elu sitemaks keeravad. Muidugi, Eesti partei koosseisult on täitsa loomulik, et juhuslikult juhtub meile ministrid, kellel tõesti pole oma alal isegi teoteadmisi. Selline olukord meil on nii haridusministeeriumis ja kaitseministeeriumis. Hariduse ja teaduse minister ei tea haridusest mitte midagi, kuigi oskab ministeeriumit organiseerida enda imiku lapseaiaks. Samuti kaitseministril pole sõjaväekogemust. Mõlemal võiks olla kübekestki ideest. Ja seda ma neile pakun. Ameerika kaitseväe õppeasutused on ühed maailmas suuremad. Siin kõrval jookseb terve rida elukutseid, mida on võimalik USA sõjaväes õppida. Samuti pakub väljaõpet merevägi, lennuvägi ja merejalavägi. Need on kõik elukutsed, millega saab hästi teenida nii sõjaväes kui ka tsiviilelus. Ja seepärast pole raske meelitada hakkajaid noori sõjaväeteenistusse. Ja ma lisan siia juurde veel ühe suure plussi. Noortel eriti puudub juhtimiskogemused. Sõjaväes iga edukal noorel on võimalus juhtimisoskuseid ja kogemusi harjutada. Ja sõjaväe töödistsipliin tuleb tsiviilelus kasuks. Mina tutvusin kaitseväe õppeprogrammidega pikemat aega tagasi. Olin just lõpetanud 3-aastase uurimistöö politseijaoskonnaga ja võtsin natuke aega maha. Relaksitasin oma sõbrannaga. Minu sõbranna vanaema oli just asutanud $4 miljon sihtfondi tüdruku heaks. Sõbranna hakkas seda raha kohe kulutama. Esimene suur ost oli tal Mercedes-Benz 250 SL sportauto. Ja sellega ta taksutas mind edasi-tagasi Dallasi linna ja tema vanemate Lake Dentoni mõisa vahel. Mõisa või ranch või mis iganes. Aga seal mina õppisin ratsutama ja purjetama nende väikese jahiga. Aga ma juba kaotasin mõttekäigu. Mina puhkasin sõbranna kodus. Ja mulle helistas vanasõber ja alustas kõnejutuga, et olin just võitnud 3-kuuse Euroopa reisi, milles kõik kulud on makstud. Muidugi arvasin, et see oli nali. Esiteks, sel ajal polnud veel mobiiltelefoni ja kuidas ta üldse oskas minule sõbranna maamaja juurde helistada. Ja teiseks, see polnud ju üldse reaalne. Aga see oli. Marylandi osariigi ülikoolil oli leping USA lennuväega ette kanda magistritasemel juhtimisseminaare lennuväe ohvitseridele. Tõeline sõber pakkus selle koha mulle ja mina sõitsingi mööda Euroopat lennuväebaaside vahel. USA kaitseväe personaal osaleb peaaegu sama palju treeningus kui ettevalmistuses, treeningus ja ettevalmistuses, kui nad viidavad aktiivses teenistuses. Paljud täiendavad oma haridust sõjaväeteenistuse kõrvalt. Tõnu Toomepuu näiteks õppis juristiks peamiselt sõjaväe kulul. Mitmed aastad hiljem minu töökaaslane oli Sydney Fine. Sydney oli tööpsühholoog ja tema elutööks oli raamat tööanalüüsi tehnikast ja USA valitsusele koostas ta Dictionary of Occupational Titles. Kui Sydney sai lepingu USA sõjaväe
Training and Doctrinaire Command või TRADOC-iga, palus ta mind appi täpsustama neid töökategooriaid, mis te siin näete kõrval jooksmas. Töö käigus külastasime mitmeid sõjaväeõppeasutusi ja ma kinnitan, et õppetase ja õpilaste kogemused olid võrratud. Sõjaväe kutseharidus oli otsekoheselt rakendatud ja täitis sõjaväe vajadusi. Klassiõppe oli samaaegselt peegeldatud praktilise tööga. Ja Ameerika valged, pruunid, kollased, mustanahalised töötasid ja õppisid koos, õppides ja kasutades sama keelt ja väljendeid. Ja muidugi sõjaväeteenistus on vabatahtlik ja noored osalevad, sest näevad teenistuses endale kasu. Ja nüüd te juba aimate, mida ma teadmatu beebimasinale ja õnnetu riigikaitsja hakkajale soovitan. Pangu nad kutsekoolituse alal leivad ühte kappi. Rahva raha pole vaja raisata eraldi kutsekoolide rajamisel ja sõjaväe väljaõppel, vaid seda raha saab kulutada kaitseväe struktuuris ja luua sinna magnetkutsekoolid, millega tugevdame riigikaitset kui ka kutseharidust. Samaaegselt kasvatame kodakondsust, eestimeelsust, töödistsipliini ja oskuslikku rahvast. Kas pole lihtne raha kokku hoida ja head teha? Ja selle soovitusega ei viska ühtegi imikut Riigikogu või haridusministeeriumi lasteaiast välja.